Tere, mina olen Mariel. Ja mina olen Eke. Ning see on Rohejahi podcast. Tänaseks teemaks on meil rääkida siis rohejahist, kes meie oleme, mida me teeme ja natukene ka tuua siis Halloweeni teemad sisse. Aga alustaks sellest, et kui vana sa oled, kuidas sa said rohejahti, millega tegeled? Ja ma olen 21-aastane, mis on rohenoorte hulgas pensioniealine. Mind kutsus meie rohenoorte juht rohenooreks. See oli 3 hooaega tagasi rohejahi mõistes, ehk siis 2 aastat. Kuidas sa sattusid rohejahti? Hästi, mind kutsus Mari-Liis, meie rohenoorte juht, rohenooreks. Ja kuna ma olen keskkonnast hoolinud, oluliseks pidanud pikka aega, siis kõlas huvitava ja vajaliku väljakutsena. Aga millega sa iga päev tegeled? Kui ma parasjagu midagi teaduse kohta või akustika kohta, helitehnika kohta juurin, siis ma tegelen selle ehitamisega. Praegu ehitan kõlariettevõtet, hakkan disainima kõlareid, aga kui aega üle on ja ma teen kindlaks, et vahel ikka on, siis keerutan rahvatantsu ja rattasõit on tore vahepeal. Kui mõni ilus kaader silma hakkab, siis ikka fotograafiaga. Vägev, väga palju teed, mega tubli. Vägev on vaadata. On sul ka mingi tööala kõige selle arendamise kõrval ja rattaga sõitmise ja kõige selle kõrval, mida sa juba teed? Jah, kuskilt peab seda sissetulekut tulema, on ju? Kuskilt peab sissetulekut saama selleks, et üldse midagi teha saaks. Ja ma nimelt olen spetsialiseerunud betoonitolmu valmistamises sissetuleku eesmärgil. Wow. Jätame selle juurde. Aga mis sa teed? No mina hetkel tegelengi rohejahiga. Ehk olen siis hetkel rohenoorte juht. Ma siis koordineerin kõike seda, mida rohenoored tegema peaksid. Planeerin videote plaani teen ning see ongi peamiselt see, millega ma tegelen. Aga lisaks käin ma veel koolis ja trennis. Koolis käin Eesti Kunstiakadeemias, õpin arhitektiks, aga räägi sina, kuidas sinu hariduslugu on? Ma olen õppinud automaatikat. Kus sa õppisid? Ma õppisin Tallinna Polütehnikumis, see oli kogemus. Aga mis on peamiselt aidanud kõlarite tegemise valdkonnas on akustika, mida ma olen üüratustest, internetiavardustest uurinud, raamatutest. On sul veel mingid hobisi peale rattaga sõitmise, fotograafia või sa peamiselt mainisidki kõik ära? Kui võtta rattasõit, rahvatants, fotograafia, siis ega palju aega üle ei jää. Ma arvan küll sama ja mul ka ei jääks. Enda hobidest rääkides siis peamiselt skitseerin, et kuna ma õpin arhitektiks, siis on oluline mingil määral ja ma panen ka tegelikult hobi alla samuti ka tantsimise. Et mis sorti tantsimine? Peamiselt stiili nimi tegelikult on jazz funk. See on siis nii-öelda tänapäevane tantsustiil. Et kui mul küsitakse, siis ma ütlen, et tänapäevane tants, et ei ole peotants. Aga kõik, mis võimalik on, samuti tegelikult ka natuke streeti, natuke heelsi, natuke contemporary't. Et mul on väga põnev treener, kes kõike teeb. Mõnes episoodis saad siis tantsuliigutusi ette näidata. Muidugi. See street kõlab eriti huvitavalt. Et meil on kuidagi kõik teemad hästi segatud. Ja muidu siis tegelikult olen ka vabatahtlik, et kui näiteks tehakse rõivaringi, mis on siis rõivaste vahetamise üritus, et kus sa tood vanad riided ja siis saad sealt kellegi teised vanad riided vahetada žetoonidega. Et siis ma olen seal olnud abiline. Kui populaarne see on? No tegelikult ta on üpris populaarne, et rahvast ikkagi on. Aga see sõltub ka aastaajast, et kus on rohkem rahvast ja kus ei ole. Aga võib-olla mitte piisavalt, et kõik sellest kuulnud oleks. Aga väga vahva on see. Et 3 korda olen seal ise olnud abis. Aidanud üles panna kõike seda ja maha võtta. Ja muidu olen ka veel viilistlaste kogus oma keskkoolil siis, kus ka
üritan abiks olla ja näiteks nüüd tuleb seal koolis ka Playbox ning seal samuti olen tantsija. Playbox, see on iga aasta teil või? Jah, see on keskkoolis, seal oli iga aasta. Päris huvitav. Ja Playboxi sain ma ise ka kunagi teha. Mäletad sellest midagi? See oli huvitav, ülekooliline Playbox. Ja grupid kõik kirjutavad järgi teha mingisugust muusikavideot. Kõik need parukad ja püsti aetud, keelitatud juuksed. Just. Aga räägime siis keskkonnast, sest rohejaht ju tegelikult on seotud keskkonnaga. Et räägi, et kuidas oled sina seotud keskkonnaga ja üldse rohelisuse hoidmisega? Ma kasvasin üles olulise osa elust, käis ringi metsades ja põldudel, lihtsalt mängides ja veidi põllutööd ka. Ma ei pidanud seda alguses nii väga eriliseks, vaatamata sellele, et see väga ilus oli. Aga hiljem ma olen aru saanud, kui suure õnnega mina ja üldse eestlased on koos selles osas. Turistid ei satu vaimustusse ilma asjata Eesti metsadest ja rabadest. Meil on mida hoida. Väga head sõnad. Keskkonna hoidmisest siis. Mulle on väiksest peale õpetatud, et ära raiska vett. Kui sa hambaid pesed, pane kraan kinni. Ja kui sa kraani lahti teed, siis kas sul on vaja ikka pärani lahti teha või piisab, kui teed pooleldi või veel vähem? Kas sul on kuidagi veel peale vee kasutamise reguleeritud, et näiteks oled sa terve elu prügi sorteerinud, sest näiteks 10 aastat tagasi ikka sorteeriti, aga see ei olnud võib-olla nii aktuaalne teema. Ma ise üldse, mu pere on, kes mul on õpetanud vee hoidmise kohta ja kõike. Ikka nii palju, kui ma mäletan, tegelenud prügi sorteerimisega ja mitte, et see otseselt mingisugune eriline tegevus oleks lihtsalt igapäevaelu osa. Aga kuidas suhtuvad sinu sõbrad keskkonna nii-öelda hoidmisesse, et peresse juba natuke rääkisid? Sõpru on, mõned on rohkem, mõned vähem keskkonnateadlikud, aga kui vaadata, et tihti on keskkonnateadlike valikute tegemine või keskkonnasõbralike üpris kallis, teeb rahakoti palju kergemaks, siis see pole ju sellepärast väga populaarne. Tead sa, võib-olla on sul mõni keskkonnamanjak, kes täiesti on täielikult roheline ja ainult rohelist ja mingid muud sõnad ei kuula või just vastupidi, et mingi sõber, kes üldse ei saali selle rohelist juttu. Naabrid on veganid ja nad hoolivad sellest väga, väga meeldivad inimesed samuti. Aga siis on teised, kes lihtsalt vaatavad, et mis vahet seal on, ma lihtsalt teen nii, nagu ma teen. Eks see maailmas ole jah niimoodi alati. Aga liigume rohejahi poole. Räägime sellest ka natukene. Nagu sa mainisid, siis sa oled rojahis osalenud. Kas sa... kunagi küll. Et osalenud siis rohenoorena on ju, aga ise? Esimene kord, kui ma rojahis enda teadmata osalesin, oli kusagil 6. klassis. Meile üks päev toodi suur kast ja öeldi, tooge nii palju küünlaümbriseid, kui saate. Wow, nii äge. Mul endal palju ei olnud, aga siis mul naaber vaatas, et mul on hull hunnik, andis mulle. Ja. Siis oli nagu kogu see kast täis juba, nii et teistel ei jäändki väga. Aga kas teil nagu pandi kirja ka, et kui palju keegi tõi või kuidas te jaotasite? Jaa, kirjutati üles küll, aga siis ma ei teadnud veel, et see rohejaht on. See juhtus siis 2 aastat tagasi. Just. Kusjuures naljakas lugu, mul on täpselt sama mälestus, aga umbes 3. või 4. klassist. Et meil oli ka, et meil tuli ka õpetaja, et nii, selline asi on, nüüd hakkame küünlaümbriseid koguma. Ja ma mäletan, et see käis ikka mitu kuud kestis, kus iga mingi kuu lõpus või ma ei mäleta täpselt, kas iga kuu või iga nädala lõpus kõik kogusime kokku ja siis iga üks tõi ja siis ükshaaval lugesime üle, et palju keegi tõi ja panime kirja, et see oli päris vahva tegelikult. Ja meil, ma arvan, et koolis ka veel teisi klassi osales tegelikult. Aga mul oligi see, et me teadnud, et selle nimi rohejaht on või et kuhu need viiakse, kes viib, polnud õrna aimugi. 1 aasta küll oli, aga edaspidi nagu ei toimunud seda enam mul koolis, nii et meil on tööd selles osas. Just, et igasse kooli jõuda rohejahiga. Aga kuidas sina jõudsid? Mina jõudsin läbi huvitava loo. Tegelikult
ma kunagi ei vaata väga kooli meile, mis seal on. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et aga võiks ju vaadata, on ju, et noh, et 12. klass on ju, et siis nagu aega peaks nagu jaguma, on ju, mitte nagu varasemad aastad. Ja siis vaatasin, et okei, et rohejaht, okei, mis see on, lugesin kirja läbi, on ju, tundub huvitav. Minu eesmärk oli see, et ma saaksin olla vabatahtlik, nii et ma saaks selle CV-sse nagu kirja, et ma olen päriselt vabatahtlik olnud, et minu eesmärk oli siis see, et sellest oleks kasu nagu tulevikus mingitel töödele saamistel või mujale siis on ju. Just selles kirjas olid need 2 asja olemas. Siis mõtlesin, et et miks mitte, on ju, et kandideerin, on ju, et kindlasti on suur konkurents, on ju, et hästi raske on saada, on ju. Et hästi raske saada, on ju, et mind kindlasti ei võeta, on ju. Aga vaat näed, võeti, on ju. Ja siis ma avastasin, et see, kes selle kirja saatis, oli tegelikult mu endine klassiõde. Ja siis ma nagu, et ja võt sealt siis hakkas see kõik edasi minema. Ja siis olen siin. Ja siis eelmine aasta siis minul algas, praegu on mul 2. aasta. Et eelmine aasta olin siis rohenoor. Et peamiselt ju tegime sinuga materjali, contenti ja kõike tööd. Ja palju sai tehtud. Just. Ja me siis peamiselt tegelikult ju 3 koos endise rohenoorega, 2 rohenoorega tegelikult ju tegelesimegi. Et põhibaasi tegime meie siis. Aga kõik olid kuidagi ikka abiks. Kõigil oma osa. Just. Mida sa oled rohejahis ära teinud? Et mis on olnud sul võimalused, mida sulle on pakutud? Et võib-olla mida sa oled nagu teadmistena kaasa võtnud näiteks? Ja nüüd selle peale ma mõtlesin eile õhtul, kui ma neid märkmeid kirjutasin. Ja arvan, et ma olen selle aja jooksul aidanud kaasa palju keskkonnateadlikkuse laiendamisega, käsikäes saanud teada, mis on oluline meie ümbrus puhtana säiliks. Väga palju on erinevaid soovitusi, et kuidas keskkonnasõbralikult käituda, et tee seda. Kui piisavalt kaugele mõelda, siis iga otsus, mis me igapäevaselt teeme, on kas keskkonna kahjuks või kasuks. Siin aitab kriitiline mõtlemine siis. Ma arvan, et sul täitsa õigus, et midagi head ei saa tulla ilma midagi kaotamata või ohverdamiseta. Just. Et näiteks mingi näide tuua, et tead, ma ise ei oska, keskkond on nii keeruline, aga näiteks, et kui prügi sorteerida, tehakse näiteks ühistu poolt otsus, et nüüd meil on mitu prügikasti ja kõik peavad sorteerima, alati on keegi, kes ei sorteeri. Ja see ongi iga inimese enda teha, et loodus säiliks puhtana. Kui võtta näiteks meile kõigile väga tavaline asi, riiete ostmine, panna nimekirja asjad olulisuse järjekorras, et mille järgi me valime riideid, siis tõenäoliselt seal üleval otsas on välimus, siis tuleb võib-olla hind või materjalid ja üldiselt, kui mõeldakse nende asjade peale, mis olulised on, siis sinna listi ei jõuagi see, kas see on keskkonnasõbralik või mitte. Kui lihtsalt lisada üks küsimus sinna listi ostmisel, siis saab selle abil teha palju teadlikumaid otsuseid. Kas sa ise vaatad, kui sa ostad riided, mis sinu top 3 järjekord on? Ma vaatan, et need materjalid, millest riided on valmistatud, oleks võimalikult vähe töödeldud. Nende hulka võivad kuuluda, aga ei pruugi, sõltuvalt kui palju neid töödeldud on. Puuvill, vill ja lina näiteks. Samuti on oluline, et need ei oleks tugevalt värvitud. See on samuti kahjulik. Parem on üldse, kui on värvimata täiesti. Aga mida sa sellest järgmisena vaatad? Tavaliselt eestlased ikka vaatavad hinda. Ja hind on peamiseks takistuseks väga paljudes asjades roheliselt mõtlemisel. Meil on küll Eestis sadu rõivabrände, kes pakuvad sõbralikumalt toodetuid riideid kui näiteks see, mis Bangladeshis tuleb, aga nende hind on üldiselt kallim ja kõrgem tõesti. Kuigi see-eest on parem kvaliteet, samuti vastupidavus. No just, et ma ise ka nagu, eestlasena ma arvan, et ma vaatan kõigepealt hinda, siis ma mõtlen, et miks see nii odav on või et miks see nii kallis on. Ja siis ma ilmselt vaatan brändi, et kes selle teinud on. Ja siis ma jõuan nende materjalideni ja asjadeni, sest minu jaoks ma saan aru materjalidest, ma saan aru, mis on halb ja, aga ma ei ole võib-olla piisavalt sellesse süvenenud, et teha 100% otsus nende põhjal.
et mul on pigem niipidi. No eks me räägime sellest rohejahi jooksul see aasta põhjalikumalt. Ma arvan küll. Et see on jälle nagu teemad, millest, mida jagada ja siis jälle ju õpetada tegelikult. Et võib-olla kõik ei teagi nendest materjalidest nii palju. Just. Aga milline näeb rohejaht sinu arust 10 aasta pärast välja? Ma usun, et kui meie praegu ja kõik tulevased rohenoored või teistes ettevõtmistes tegutsevad inimesed piisavalt vaeva näeme, siis tulevikus võib olla keskkonnasõbralik käitumine rohkem iseenesestmõistetav kui mingisugune moevärk nii-öelda. Ma loodan sama, et see oleks igapäevaelu osa rohkem, et inimesed oleks sellega harjunud ja muidugi kui rohejahi peale mõelda, et siis tulemused oleksid suuremad. Et see kaasaks rohkem inimesi ja siis jagaks seda teadlikkust võimalikult paljude inimestega. Aga veel, et natukene rääkisime siis sellest, et mida sa teed. Aga on sul mingi kindel spetsiifiline asi, mida ainult sina teed keskkonna heaks igapäevaselt? Üks iga väike asi. Et, nagu ma rääkisin juba veest, vee osas tasub olla säästlik. Kui kasutada paberit, näiteks majapidamispaber, siis on mõistlik võtta ainult selline tükk. Ei pea võtma tervet paberilehte, isegi kui sellepärast lihtsalt, et see on üks terve leht, vaid võib võtta osa sellest. Aga mis sa teed? Ma kasutan asju lõpuni. Et mida ma mõtlen selle all, et see võib-olla esimene lause tundub väga kuidagi otsekohane. Ja, et kes ei kasutaks šampooni nagu valmis oli. Just, et viimase tilga on ju. Aga ma pigem mõtlen selle all, et riideid. Et ma üritan rohkem kanda riideid täiesti lõpuni, et päriselt selleni, kui need on aukus ja siis ka need augud veel ära parandada. Ja, et kui sul tekivad riietele augud ja sa ei taha nendega kusagil võib-olla linnas käia, ütleme, et aukliku pintsakuga sa arvatavasti teatrisse ei lähe, aga kodus võib ikka käia. Just, täpselt, et kui ei ole enam nii-öelda viisakas, et kodust välja minna, et siis kodus võib ikkagi need lõpuni kanda. Just. Aga tegelikult samuti, nagu sa rääkisid, siis ka paberikasutus, et näiteks kui meil koolis läheb seda paberit igale poole, sest arhitektid, siis näiteks maalimisel ma üritangi võimalikult vähe paberit kasutada näiteks puhastamiseks või midagi. Et vuldin mitu korda kokku ja puhastan niimoodi uuesti näiteks pintsleid on ju. Samuti on küsimus, et kui kasutada köögis millegi puhastamiseks, sul on 2 valikut üldiselt, kas lapp või paber. Kumb on keskkonnasõbralikum? Kas ühe paberi võtmine, sellega, mis iganes sa puhastad, ära puhastamine või võtad lapi, teed sama asja, aga siis tuleb sul seda lappi seebiga puhastada ja vett kulutada. No see on jälle mitme otsaga küsimus. No kui niimoodi mõelda, siis kui sa paberit järjest võtad, sa pead uue ostma, on ju. Mis tegelikult viib selleni, et see kuskilt ju toodeti, selleks läks aega ja kõik see on ju. Aga kui näiteks lapp võtta, on ju, siis sa ostad selle lapi korra on ju, saad seda võib-olla rohkem kasutada kui näiteks paberit, mida sa pead nagu rohkem ostma, mida toodeti jälle nagu mitu korda rohkem, on ju. Et eks seepi peab ikka kuluma, et käsi on ka vaja pesta. Aga veekulu muidugi siis suurem. Jah, seda küll, aga et võib-olla et sa kasutad ühte materjali nagu kauem. Võib-olla siis lapp. Aga mida sina arvad? Ja ma ei ole suutnud selle võtta. Et ma arvan, et see on jälle nagu 2 otsaga nagu küsimus, et mis viib nagu mis asjani on ju. Et näiteks võib-olla siis, kui lappi kasutada kauem on ju, et jah, et ikka, et kui sa tahad asja puhtaks saada, et siis võib-olla mingite naturaalsete asjadega ei olegi võimalik nii puhtaks saada, on ju, et peavad ikkagi mingid kemikaale kasutama. Aga jah, et seda lappi ju toodetakse korra on ju, siis kasutatakse pikemat aega kui näiteks paberit, mida toodeti nagu massiliselt rohkem ja sa peadki seda rohkem kulutama, on ju. Paberi tootmiseks võib-olla oleks rohkem nagu vahendeid. Aga ei ole käinud sellises töökohas, ei oska öelda. Peab põhjalikumalt uurima. Just. Aga enne veel, kui Halloweeni küsimuste juurde läheksime, et räägime, mis on näiteks sinu tulevased eesmärgid. Milline oleks sinu ideaal keskkonna nagu maailm, milline see võiks olla, milline oleks nii-öelda, või üldiselt, milline võiks olla ideaal inimeste maailm, mis oleks keskkonnasõbralik ja kas see oleks üldse võimalik? Kindlasti on võimalik,
küsimus on, kui palju me oleme nõus ohverdama ja mida ohverdama selle nimel. Kas me oleme nõus vähem tarbima või tarbime keskkonnasõbralikumalt, ehk siis valime, mida me tarbime rohkem. Muidugi kombinatsioon mõlemast. Mis sa arvad, kas see peaks kuidagi, tarbimine näiteks peaks olema kuidagi reguleeritud riigi poolt? Või arvad, et inimesed saaksid sellega ise hakkama? Mis sa arvad sellest? See on jälle keeruline teema. No, ma ise tunnen, et kui mingeid reegleid ei panda, siis väga ei tehta ka midagi. Et kui sul pannakse kindel reegel, siis ikka inimesel võib-olla on hirm, et mis saab, kui ma reeglit ei täida, on ju. Okei, saan trahvi, no nii. Aga noh, see võib alati ka vastupidi olla, et keegi ei pruugigi seda täita, on ju. Ma arvan, et tuleb näidata, miks on keskkonnasõbralikult käitumine. Iga inimene peab ise aru saama, et miks see on vastutustundlik viis käitumiseks. Miks on vaja seda teha. Ja ma arvan, et mida rohkem inimesed sellest aru saavad, seda rohkem see levib. Ja lõpuks seadused aitavad, aga jah, seadused on üldiselt. Mul on tegelikult, me teeme siin kohal väikse lõike küll, et ei peaks ootama seda kõike, aga ma leidsin ühe väga hea ütluse selle kohta. Aga teeme niimoodi, et teeme pausi, siis võtame selle lause ette, mis sa otsida tahtsid ja siis räägime Halloweenist ka natukene. Just, las kaamera puhkab ka. Oleme tagasi pausilt. Võtame kokku siis eelmise teema. Just. Millest me rääkisime? Sellest, kuidas siis seadustega kas saab reguleerida või ei saa reguleerida. Just. Seadused võivad küll inimesi karistada, aga kui sa aru ei saa, mis sa oled valesti teinud, siis sa jätkad oma käitumist sama viisi. Ning seda siis saaks parandada näiteks inimeste teadvustamisega keskkonnast. Vägev. Kokku võetud. Just, aga kuna tegu on ka Halloweeniga, räägime kes natuke Halloweenist, mis on näiteks Halloweeni probleemid, kuidas see on seotud keskkonnaga, mis on nii-öelda keskkonnamõjud sellele, või tagajärjed siis Halloweenist, mis jäävad nii-öelda õhku, millest võib-olla väga ei räägita, on ju. Siin on ka näha meie väikeseid Halloweeni proppe. Jah, kui juba märkasid, väike muutus tekkis. Just, et meiega liitus siis, mis ta nimi on? Ta on Cherry. Cherry, meiega liitus Cherry. Läheme siis kohe asja juurde. Pööran tähelepanu, et see on Cherry Jotiga. Cherry Jotiga, just, õige. Jätame meelde, palun klipp, kus on Cherry ja siin on tema nimi. Nii, aga räägime siis Halloweenist. Halloweenil on väga palju tegelikult muresid, millest ei räägita. Et ma arvan, et kuna Halloween on tegelikult ju Ameerika püha, et Eestis seda väga ei tähistata, natuke tähistatakse, poed on küll asju täis. Jah, ja milline laps ei läheks elevile sellest, kui võimalusest saada komme terve korvi täis. Just, või minna poodi ja osta on ju silmamunasid on ju. et ikka minnakse kaasa, aga meil on ju kõik need Mardi ja Kadri päevad, eks. Yeah. Aga nagu siis ütlesin, et eestlaste jaoks on siuke nii ja naa püha on ju, aga mõni isegi võib-olla ütleb, et vale püha. Jah, kunagi, kuna ma soovisin ka samuti korvi täisi komme saada, eks. Mulle meeldis väga Halloweenil ringi joosta ja ma õnneks palju ei pommitanud, suuremas oli komme, aga hiljem nüüd ma enam Halloweeni ise ei läheks jooksma ja küll aga mardisandina. See oleks täitsa tehtav. Just. Kusjuures, kui ma ise mõtlen enda peale, siis ma ei ole vist otseselt kunagi Halloweeni jooksnud, võib-olla korra, aga ma pigem olen jooksnud Marti. Et kõik need kasukad ja kõik need maskid, mis me tegime, et koolis iga aasta tehti maske ja suured lohvad saapad. Just, ja siis viskad neid ilusaid terakesi kõigile tuppa, et saaksid pärast ära koristada, on ju. Õnnistust pakub. Just, et Halloweeni ma ise ei ole jooksnud, aga ma pigem olen Halloweeni tähistanud, et näiteks teen mingeid küpsetisi perega
või siis nüüd viimasel ajal olemegi näiteks võtnud kõrvitsaid ja neile siis nii-öelda nägusid teinud, on ju, ja siis selle ilusti aknalauale pannud, et kõik näeksid. Jaa, kõrvitsad on head. Ning kui sul on kõrvitsast tehtud dekoratsioon, siis on väga hea võimalus teha kõrvitsasuppi. Internet on pungil headest retseptidest. Just, ja tegelikult kõik ju kõrvitsaseemned. Need saab ka ju tegelikult ahju panna, ära küpsetada, maitsestada ja siis ongi hea tervislik snäkk olemas tegelikult. Just nii. No vot, näed, juba leidsime lahendusi sellele nii-öelda kõrvitsavate probleemile. Aga sellest räägime natukene hiljem. Mida sa arvad üldisest Halloweeni prügist? Näiteks siis kõik kommipaberid, mis tekivad, samuti ka nii-öelda dekoratsioonid. Ma arvan, et ma tean, et on võimalik pakkuda paberitega kommide asemel komme, millel ei ole pakendeid lihtsalt. Või siis üldse midagi kommi asemel. Näiteks kui ma kunagi veel jooksin, siis mulle pakuti terve korvitäis Kreeka pähkleid ja ma olin väga rahul. Kusjuures see nagu toob ka, mulle ka mälestusi, et tean, et mõndadele isegi antakse raha näiteks. Et osta komme ise. Jaa, osta komme ise, kui tahad. Või siis, näiteks minu jaoks nagu hea alternatiiv oli, et okei, pakend on ikkagi, näiteks mingid joogid on ju. Aga samas selle saad ju viia taarapunkti, et võib-olla see ei satu nagu niimoodi loodusesse, et kui sa selle koju viid on ju. Yeah. Et näiteks mingid joogid on ka valik. Eriti mõtle, kui sa näiteks ise teinud, annad topsiga, joovad ära ja siis võtad topsi endale. Just, või siis tegelikult ei takista miski tasside kasutamist. Jaa. Mõtle, lähedki näiteks tassiga kellegi juurde, et tere, kommipomm ja siis annab sul näiteks tassi sisse, ma ei tea, mahla või... Ja kui see mahl on käärima läinud, siis viskad pommi. Jah. Ma isegi tea, kuidas Eestis on. Kas sa oled nagu näinud, kui sa jooksmas käisid, et kas päriselt tehti pomme või? No, keegi ei ole üldiselt õnnelik, kui pärast on maja fassaad mune täis, aga kui sa seda teed, siis see on lõbus. Oled sa ise teinud? Ei, muidugi mitte. Selge. Ma tean, ma jälle olen lugusid kuulnud. Ma ise ei ole seda näinud, et kuna meil on enamasti korterite ümbrus, piirkond, siis seal nagu väga ei tee midagi. Et viiendale ei viska väga midagi, on ju. Aga on räägitud jah, et kodude juurde on mingi ära värvitud või jäetud mingi munad lihtsalt selle terrassi ette või midagi. Katkisena ikka, jah? Ja muidu oleks veidi vastupidine mõte. Et jah, et hästi suur probleem on ka, et näiteks päevadki tuled kustu, et sind ei ole kodus, siis ikka tullakse ukse taha ja tehakse pommi, on ju. Et see on ka jälle omamoodi siuke probleem. Jah, kuidas kellele. Et jah, et mul on ka jäänud siuke tunne, et ma tean, et mul Halloweeni ajal on tulnud ukse taha tegelikult, et siis ikka annad mingit kommi, aga ise ei ole nagu käinud. Ja eks tegelikult see ju, kas tekib prügi Halloweeni ajal kommipaberitest, sõltub täielikult, mida sa ise pakud. Nendele, kes sinu ukse taha tulevad. Jah, pähklid on tegelikult hea valik. Just. Et meil ise ka vist on pähklid, mida me oleme jaganud, nii et see on vist kõige mõistlikum viis, ma arvan. Jagage pähkleid. Muidugi kõik puuviljad on samuti magusam. Jaa, just. Hästi palju banaane minu arust antakse ka. Aga kuidas sul on, et kas sa ostad mingit dekoratsioone? Või oled sa näinud mingit maja, mis on nagu dekoreeritud Halloweeniga? Et Ameerikas on see juba hästi populaarne. Ja Eestis ma ei ole näinud seda. Samas, kui on eesmärk teha maja kuidagi väga õudsaks või Halloweeni päraseks, siis plastikust dekoratsioonid tegelikult ei ole väga veenvad. Et kui sa tahad midagi, mis oleks päriselt Halloweeni hõngu tekitav ja annaks edasi sellist olemust, et kõik kummitused minge minema siit, me ei soovi teid, siis nõuab küll veidi rohkem käsitööd, aga tulemus on palju veenvam. Cherry on hea näide. Just. Või näiteks ma olen ka näinud, et võetakse mingid vanad kaltsud või riided ja massitakse kokku, pannakse nöörid ümber ja ongi näiteks kummitus sellest. Või siis kasutatakse kõrvitsaid ja pannakse mingid riided juurde ja oi, kui hirmus on ju. Et jah, need plastikust on ja see on jälle siuke müügihitt. Et võib-olla Eestis ei ole nii suur probleem, aga jah, et just Ameerikas ma arvan, et see tung on päris suur.
kõike TikTokis ja Instagramis on ju näha, et kõik kaunistavad ja siis panevad oma videod välja, et tehke samamoodi, et panevadki 3-meetriseid ämblikke seina peale või maja fassaadile. Loodame, et see Eestis nii hulluks ei lähe. Kõik eestlased, kes teevad kättesaadavatest metsast leitavatest vahenditest või kodus leitavatest vahenditest Halloweeni dekoratsioonid, siis kui te peaksite seda filmima või pildistama, siis see film või pilt parem mingu Ameerikas viraalseks. Et kõik ameeriklased võtaksid inspiratsiooni. Just, ja tehke käsitööd, see ei võta nii kaua aega. Just. Aga kas sul on mingid võib-olla lahendusi, et näiteks kuidas seda prügi tegelikult nagu, me rääkisime pähklitest, on ju, et see oleks nagu lahendus näiteks kommipaberite vastu. Tegelikult me rääkisime tegelikult just, Aga liigume edasi. Mis sa arvad, kas on võimalik ühendada Halloween ja keskkonna teemaline info jagamine kuidagi siduda? Jaa, rohejahti peale olema ju ainult selles niimoodi, nagu meie seda teeme, sellel ajal täpselt. Rohe eesmärk on ju siiski, et me elaksime keskkonnasõbralikult aasta ringi, mitte ainult hooajaliselt, nüüd on keskkonnasõbralikkuse hooaeg. Ja Halloween on hea viis selle levitamiseks, et tehagi näiteks kas või porgantitest ja kartulitest dekoratsioone. Just. Et ju siis on võimalik teha pidu, näiteks Halloweeni pidu ja siis jagada keskkonna teemat. Ma ei ole küll suhtigi siukest näinud veel, aga no. Ülesanne kõigile vaatajatele. Äkki keegi teeb. Ootame, siis kutsuge kindlasti rohenoored kohale. Ja tagige rohejaht. Just, et jah, et ma arvan, et kõige selle kaose kõrval, mis Halloweenil tekib, et kuidagi see keskkonnaprobleemid jäävad natuke kõrvale. Et nendest võiks pidudel tõesti rohkem rääkida, kui keegi nüüd korraldabki Halloweeni pidu. Aga mida sa arvad siis Halloweenil toidu raiskamisest? Et me rääkisime nendest kõrvitsatest, on ju, et saab mingit seda materjali sealt kasutada, on ju, mis järgi jääb. Aga arvad sa, et see üldiselt võib-olla on äkki kahjulik üldse? No kui toidu raiskamisest rääkida, tulevad meelde jõulud. Kuigi üldiselt tehakse siis nii head toidud, et need süüakse ära ükskõik, kas jõululaupäeval jääb alles või mitte. Lihtsalt see ongi selline vooder talveks, eks inimestel vajalik. Just. Jah, jälle nagu, kas sa tead võib-olla mõnda, kes tähistabki peaaegu sama suure lauaga kui jõuludel? Ei, see Halloween on ikkagi, seda siiski ei peeta Eestis oluliseks, minu teada. Nii palju, kui ma olen näinud. Isegi Martide ja Katride ajal ei ole ju, ei pane lauda valmis ju toiduks väga. Või pannakse? Tänapäeval enam mitte võib-olla. Pakutakse Martidele ja Katridele, eks. Aga endale ei panda nii väga. Just. No mitte rohkem kui tavaliselt. Jah, Ameerikas vist on ikkagi rohkem, seal on kõik ju praed ja seal on mingid kindlad ju toidud, mis nad teevad. Võib-olla me võrdleme ennast nii palju liiga palju. Sellest ongi vaata hea, et just Eesti on nagu erinev. Et ei ole täpselt copy-paste Ameerika, jumal tänatud ei ole. Aga kui mõelda, kust see Halloweeni pidamine üldse algas, siis kas seal on mitte Iirimaalt? Jaa, oli küll. Just. Ja seal tehti algselt lõkkeid, nagu me teeme jaanipäeval, võib-olla küll veidi erineval põhjusel, et kummitusi eemale peletada, vaime. Aga huvitav oleks tegelikult uurida, et kuidas on Halloweeniga Iirimaal praegu? Kas seda veetakse samamoodi? Ma arvan, et neil on ka selline omamoodi, et ei ole siuke Ameerika stiilis, et kuidagi Ameerika, ma ise arvan seda, et Ameerika ju on siuke ikkagi noorem võrreldes nagu Euroopaga ja kõik selle keskajaga on ju. Et enne keskaega ei olnudki Ameerika mitte midagi. Et kõik need ideed ja traditsioonid tegelikult ju läksid Ameerikasse. No Ameerikas olid muidugi põlisameeriklased, eks? Jah. Teeme väikse geograafia kõrvalpõike, ajaloo kõrvalpõike. Just. Et jah, et Ameerika kuidagi suudab neid traditsioone nagu suuremaks ja uhkemaks ja omamoodi kuidagi teha. Nad teevad kõike suured muidugi.
et tead, et see on kuidagi huvitav, et kuidas sellisest lõkke põletamisest on saanud see Halloween, mis täna nagu nii-öelda meie arvame. Aga me ei tea isegi, kuidas ju Läti ja Leedu näiteks tähistavad Halloweeni või Soome. Et see kuidagi ei ole ka nagu väga levinud ju sellest rääkimine. See ongi, nagu meil on Mardi ja Kadripäev, eks, et see on Eesti traditsioon, aga mujal maailmas ei teata seda, eks, või siis vähe. Või siis on midagi sarnast on ju kõigil omamoodi. Võimalik, võib-olla on, võib-olla pole. See on, kui hakata uurima põhjalikult erinevate rahvaste traditsioone, siis saab väga palju huvitavat teada kindlasti. Ma ei ole ekspert sellel alal. Ma ka ei ole, nii et ainult saame arutada selle üle. Aga viimaseks siis, mida sa arvad valgusreostusest, mis tekib Halloweenil? Järjekordselt Eestis ma arvan, et see ei ole võib-olla nii suur probleem Halloweenil, aga võib-olla jälle Ameerikast mõeldes, siis see võib päris hull olla. Et et vahet ei ole ju, mis maailma osas saad, ikkagi mõjutab kõiki lõpuks. Muidugi jah, eks ära tee teistele seda, mis ei taha, et sulle tehakse. Kui me soovime, et Eestis säiliks kõik rohelus, siis me peame mõtlema, et kõik need asjad, mis me ostame sisse välismaalt, et kuidas need on toodetud ja kas need on toodetud sealset keskkonna säästvalt. Kui ei ole, siis üritada leida alternatiiv, mis oleks sõbralikum. Niimoodi me aitame ülejäänud maailma hoida ja seeläbi Eestit. Just. Enda kodu. Et et veel, mis mul mõttesse veel tuli, et kui rääkida valgusreostusest on ju, et et mõeldes eestlaste peale, siis pigem ongi see, et paned tuled kustu, jess, elektrit ei lähe, on ju. Ei taha, et oleks seda Halloweeni käiad, on ju. Okei, kasutan küünlaid, on ju. Maja on siuke pigem nagu pimedam, on ju. Ja ma arvan, et küünlad on täiesti piisavad. Muidugi siin on ka see küsimus, et kas need küünlad on tehtud naftast, parafiinivahast või on tehtud mõnest sõbralikumast materjalist, näiteks mesilasvaha või rapsiõlivaha või sojavaha või siis steariin on samuti sobiv alternatiiv, see on segu erinevatest õlidest üldiselt. Aga jah, et mitte naftast tehtud. Just, et väga hea, Eestis ei ole võib-olla nii palju valgusreostust, toobad on pimedad, aga et veel olla keskkonnasõbralikum, siis alati saad ka eemaldada seda nii-öelda nafta sisaldavat küünlavaha, on ju. Just. Et alati saab liikuda keskkonnasõbralikumaks. Ja see ei ole mitte ainult lihtsalt kasulik sellepärast, et olla keskkonnasõbralikum, eks. See on samuti parafiinivaha ehk naftavaha mõjub väga kehvasti õhukvaliteedile. Nii et kui sa põletad naftast küünlaid, siis õhus on palju mürgiseid osakesi, mida sa hingad sisse siis pidevalt ja mitte soovitatav, eks. Ja, ma arvan, et meie jutud võtsid hästi kokku. Mis on Halloween Eestis ja mis on Halloween Ameerikas. Võtke kõige kuulda, mida me rääkisime. Ärge kartke teha ise. Ja kindlasti uurige ise, et me ei ole need kõike teadjad. Vaadake ise, mis head viisid keskkonna säästmiseks. Aga aitäh kuulamas siis esimest Rohejahi podcasti osa. Aitäh! Tšau!